Huvitav teema on, et kui sa armastust vaatad selle pilgu läbi, kuidas me projekteerime siis oma armastuse mõistet või soovi või vajadust teistele. Et noh, kui ma vaatan oma ema, eks ju, siis ema armastab mind, kuidas öeldakse, ema armastus kõige lähemal omaga püüdmatu armastuse siis kategoorias. Tänapäeval tuuakse siis näited palju ema armastusest, et me mõistaksime Jumala armastust, tingimusteta armastust või jumalikku. Et siis ma tean kindlalt, et ma ei ole emale see ideaalne versioon, mida tema tegelikult isiklikult ootaks, 100%. Aga ma ei ole kunagi tundnud, et ema poolt oleks mingi selline, et pojak, et ma nüüd armastan sind vähem, kuna minu plaanide järgi sa päris nii selliseks ei kasvanud, eks ju. Et ja me projekteerime Jumala ja teiste peale samamoodi, et sa oled mulle sõber, kui sa rahuldad mul neid ja neid väärtusi või neid ettekujutusi sinust, mis mul on sinust, siis sa oled sõber. Kui sa nüüd seal kategooriatest nüüd eksid kuskil, siis sust võib saada ka vaenlane. Või Jumala puhul samamoodi mõtlema, et Jumal on nii, eks ju. Jumala armastus on absoluutne. Tema armastab end nii 100% tingimusteta, kuna me oleme tema lahutamata osaks, et tal ei ole vaenlane, oma pühendunu, mitte pühendunu, ateist, teemon, eks ju. Tema silmis ei ole seda. Ta võib õpetada küll nendes kategoorias vastavalt, nagu ta oma lapsi õpetab. Erinevaid lapsi isa õpetab erinevat moodi, vaata, et kes mis tasemel on, eks ju. Või õpeta oma õpilast. Et see on nagu huvitav faktor, et sealt nagu näeb, et kui julm on see materiaalne maailm ja selle all me kõik vaevleme, eks ju, me tahame saada tingimusteta armastust, kirjame seda kas internetis või kuidagi, eks ju, nende väliste asjadega, ma olen kuulus, ilus, tark, eks ju, või rikas. Aga tegelikult sealt ei tule seda, et sa saad kätte selle kunstliku justkui nagu armastuse, jah, või mingi 0,01% sinna armastuse poole. Aga kui sa palju filme on ka tehtud, rikas, eks ju, nii kui vaen oled, nii kohe sõpruskond muutub millegi pärast päeva pealt, kui sa luuser oled. Ja ka hing tahab sellist, et mind armastaks keegi või kõik sellisel nagu ma olen. Praegu ma olen selline loru, aga kõik, ma tunnen, et armastusenergia sellest ei vähene. Ja teine huvitav aspekt on see, et mille siis erinebki selles, et ütleme, et kirik või tempel või koda või pühad paigad, et kõik on teretulnud, seal ei ignoreerita kedagi. Aga samal ajal me ei saa eitada, et seal on oma reeglid, et ütleme, et kui ma teen uksed lahti, ütlen, et kõik tulge siia Jumala juurde, lapsed. Nii, kõik on teretulnud, ma ei vaata, kas sa oled ilus, kole, vana, noor, rikas, vaene, haised, ei haise, kõik on teretulnud, kõik me oleme igavesed hinged, Jumala lapsed, keegi ei ole parem, halvem, eks ju, kõik on võrdsed. Nii okei, tulevad siin ruum täis inimesi. Mina olen näitus, ütleme ka nendest, eks ju, keegi suur pühak ütles, tulge minu juurde, lapsed. Ma olen ka siis, nagu ma olen selline villakas, ütleme, vaimne invaliid, ütleme niimoodi. Võib-olla füüsiliselt mõni on nagu mõlemalt tasemel, mõni on nagu vaimne invaliid. Keha on veel okei enam-vähem. Ja siis, aga siis mingi hetk eeldatakse sult midagi. Kuidas see imelik on, et ma tulen sulle külla, sa ütled ma võtan sind vastu oma sooja koju, pakun see süüa, siis ma istun ja siis ma hakkan nagu Jumalat mängima. Ma vaatan, et normaalne. See on nagu loll, las rabab, las toidab mind, las kütab ahju, kõik on soe. Ma elan nagu kuningas, ma vääringi seda, eks see on üks äärmus. Aga mingi hetk Jumal läbi nende seaduste, läbi pühakute ja läbi ikkagi vaatad, mis anded sul on, mis võimalus, sa pead hakkama tegutsema. Midagi tegema, eks ju, ka kaasa lööma, kui sind on võetud vastu armastuse kuningriiki. Mitte lihtsalt nagu pattade peal kõik teenib, kõik iseenesest toimib. Et mis on nagu sinu panus. Ja kui sa oma panust ei pane, siis sa tegelikult jääd õnnetuks. Sa ei kasuta oma potentsi, oma neid unistusi ja anded, mis sul juba on sees. Kõrgema eesmärgi nimel. See on teine huvitav armastuse point.